Taskuhääling valmib Maaelu Teadmuskeskuse tellimusel. Kõik autoriõigused on kaitstud. Väljaandmist toetas Eesti põllumajanduse teadmussiirde ja innovatsioonisüsteem ning Euroopa Liit. Põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Tere tulemast, kallid kuulajad! Järjekordne Kabiinijutud alustab. Taskuhäälingu saade, mis ühendab tehnoloogiamaailma emakese looduse maapealsete imedega. Teisisõnu, oleme missioonil muuta põllumajandus sinu jaoks paeluvaks teemaks, kui see ikka veel ei ole. Olen teie saatejuht Kristjan Anderson ja täna saates 3 inimest. Esiteks on minuga ikka minu kaassaatejuht, metaforimaestro ja muidu muhe tehnikahuviline Elmar Reinold. Tere, Elmar! Tere, Kristjan! Elmar, kui nüüd Brüssel saadaks iga hommik meile ühe uue määruse posti teel, kas sina jõuaksid nendega sammu pidada või koguneksid need kabiininurka nagu lugemata ajalehed? Ma naelutaks postkasti kinni. Aga no see on ka ilmselt päris tõhus. Ja väikene täpsustus ka, et meil täna saates ei ole 3 inimest, et tegelikult me oleme ikkagi 4. Sina ise, Kristjan, oled ka siin. Mina olen ka siin, just nii. Ja täna ongi meil põhjust muigel püsida, sest laual on teema, mis paneb nii mõnegi põllumehe kohvitassi natuke kõvemini kolisema. Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika ja rohelepe. Räägime sellest, kuidas Brüsselist tulevad reeglid jõuavad päriselt Eesti põllule, mis saab ühisest põllumajanduspoliitikast järgmisel eelarveperioodil ja kas looduse taastamise määrus on hirmus koletis või pigem valesti mõistetud sõber. Selleks on meil kabiinis 2 meest, kes teavad, kuidas Brüsseli paberid Eesti mulda jõuavad või jäävad jõudmata. Esiteks Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi biomajanduse asekantsler Madis Pärtel. Tere tulemast, Madis! Tere minu poolt ka. Madis, kui nüüd ühtne põllumajanduspoliitika eelarve läbirääkimised oleksid põllutööd, kas need on pigem külv, umbrohutõrje või juba koristus, mis venib lõputult? Midagi seal vahepeal ilmselt. Väga hea. Ja Madisega koos on täna meil Eesti Põllumajandus- ja Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants Hannes Viira. Tere, Antsa! Tervist! Ants, räägin nüüd, kui sina peaksid Brüsselile saatma ühe Eesti põllumehe sõnumi kaardi peal. Mis seal kirjas oleks? Tulge vaadake, kuidas me siin päriselt elame. Tore. Väga hea. Nii et olenemata sellest, kas olete tehnikahuviline, loodushuviline või lihtsalt keegi, kes püüab põllumajanduses sotti saada, siis on hea meel sind veel kord tervitada. Tänases saates püüame Elmariga aru saada, mis staatuses on Eesti põllumajandus Brüsseli vaates, mida tähendab rohepööre, kas kohustus või lisakoorem ja kuidas looduse taastamise määrus praktilises elus välja näeb. Elmar, tõmbame kabiini uksed kinni? No, tõmbame. See küll kabiini uksi on. See on teistsugune uks täna. No nii. Oota, vaatame, kas me leiame õige ukse. Sõidame. Sõidame. Ja tegelikult, nagu ikka alguses, saame natukene rohkem teiega ka tuttavaks, sest et meie kuulajate seas võivad olla inimesed, kes ei pannud kohe tiitlit ja nime kokku või panid kokku, aga ei tea, mis need täpsemalt tähendavad. Madis, ole hea, räägi, kes sa oled tegelikult oma tiitli taga ja oma nime taga? Igapäevaselt tegelen toiduteemadega, et toit on mul väga südamelähedane, mitte ainult siis töömaastikul, aga tegelikult kodus ka. Nii et proovin hoida seda Eesti toitu enda südames, oma peres, oma sõprades, et ja sellega võimalikult palju kokku puutuda ja töömaailm läheb sujuvalt üle ka toiduteemadele, nii et selles mõttes tegelen poliitika kujundamisega, aitan ministrit, mul on suur tiim, kes tegeleb siis nii põllumajanduspoliitika, toidutööstusteemadega, biomajandusega laiemalt, näiteks ka see, et kuidas me siis sõnikust energiat toodame, kui ka kalanduspoliitikaga. Nii et kõik see nii-öelda toidu pool on mul hommikust õhtuni laual. Väga hea. Nälga jää. Ja vähemalt on laua peal. See on väga õige koht, kus toit peaks olema. Ja Ants Hannes, sina oled ju tegelikult kuulajatele võib-olla juba sellistele, ma tahaks siis öelda, kogenud kuulajatele tuttav, aga neile, kes veel ei tea või ei mäleta, kes oled, kus sa tuled? Ja, et minu tänane põhitöö on põllumajandus-kaubanduskojas põllumajanduspoliitika juhi roll. Meie tiim on väike, erinevalt Madise tiimist, aga me püüame Madise tiimiga siis sama hästi kaasa mängida. Aga minu taust on tegelikult pikalt olen olnud ju Maaülikoolis ja Maaelu Teadmuskeskuses ka, et teaduse maailmas ei ole sealt päriselt ära tulnud.
endiselt mul on mõned doktorandid, keda ma juhendan ja paaris projektis löön kaasa. Ja sa siin viisakalt viitasid, et kogenumatele kuulajatele olen ma võib-olla tuttav, et tegelikult ma kunagi aastal 2000 olin PRIA noorim töötaja, siis kui PRIA alguse sai. Aga see oli minu töömehe karjääri algus siis. Kui tihti sa külas neil käid? Kuule, ma ikka satun sinna mitu korda aastas tegelikult ja päris paljud inimesed on ju samad, kes aastal 2000 alustasid. Et ega see tuttav tunne on endiselt alles. Selge pilt. Väga head, et meil on selles mõttes, nagu te mõlemad ütlesid, et ühel on suurem tiim, teisel on väiksem tiim, aga olete esindamas oma tiimi kaptenite rollis üsnagi keerukas teemas, mis nagu Kristjan juba sissejuhatuses välja tõi, et Brüssel, rohepööre, ÜPP, erinevad agronüümid ja lühendid ja keerukad sõnad, et neid on hästi palju selles valdkonnas ringi käimas, proovime täna selle saate jooksul kuidagi orienteeruda niimoodi, et mina, Kristjan, kuulajad saavad ka sellest võimalikult hästi aru, millest me tegelikult räägime. Just nii, ja pole paremat kui hüpata lihtsalt pea ees vette, eks ole, ja siis vaadata, kuidas me sealt välja ujume, et kuigi veendu enne, et seal kivi ei ole vees. No jah, vaatame, me saame ilmselt saate lõpus näha, kas on kaelalumurd või ei ole. Kas seal on kivi või ei ole. Aga räägime siis sellest Brüsselist ja Brüsseli rollist põllumajanduspoliitika kujundamisel ka Eestis, et ma võib-olla annangi esimesena Madis sulle võimaluse, et kui sa nüüd mõtled oma töölaual, et mis need viimase aja kõige siuksed nagu suuremad või märkimisväärsemad teemad on, mis hetkel laual on siis ja mida peab siis, ütleme, lahkama? No võib-olla hea oleks väike sissejuhatus teha väga lühidalt, et selles mõttes, et ühine põllumajanduspoliitika, nagu nimigi ütleb, on ühine Euroopa Liidus, nii et selles mõttes see on oluline, sest kõikides valdkondades ei ole ühist poliitikat, kaitsevaldkond, välisvaldkond, et iga riik kujundab selle ise, eks. Et näiteks kalandus, põllumajanduspoliitika, need on ühised poliitikad, ehk siis reeglid lepitakse Brüsselis kokku, liikmesriigid, komisjon, parlament ja siis tulevad nii-öelda need liikmesriikidesse. Samamoodi siis meie valdkonnas on ju ka see, et eelarve lepitakse kokku. Nii et mõlemad asjad, et me oleme ise laua taga, räägime, ma arvan, et seal ongi oluline see, et me oleme ise enda huvid defineerinud ja neid väga selgelt ka siis kaitseme Brüsselis, otsime liitlasi ja vaatame, et Eesti nii-öelda, nagu Ants ütles, et nad saaks aru, mis meie jaoks on oluline, mis meie nii-öelda toidupildis võib-olla ei klapi Brüsselis, et me selgitaks ja siis saaks need asjad paika, et selles mõttes see on oluline. Aga kui vaadata, et mis praegu nii-öelda teemaks on, siis see on ju selline iga 7-aastane tants, mis käib, et kogu eelarve raamistiku ümber ja see ka 7-aastane nii-öelda poliitika kujundamine, nii et see paariaastane protsess praegu käib, kus siis räägitakse läbi, millised saavad olema reeglid tulevikus toidutootmise jaoks ja milline saab olema eelarve. Nii et selles mõttes ei midagi väga uut, selles mõttes on nii-öelda traditsiooniline 7-aastane läbirääkimiste protsess käimas. Ma korra viskan näpu külge sellele ühtsele poliitikale, nagu sa tõid välja hea võrdluse, et teistes sektorites, näiteks kaitsetööstuses, kaitsevõimes ei ole sellist ühtset, aga põllumajandus on, et mis on selle plussid ja miinused? Et mul enda peas kohe tärgatus see, et me oleme kuulnud, ma nüüd ei oska viidata hetkel sellele, kust ma olen kuulnud, aga just seda, et Eestis meil on ju tootmisega selles mõttes kõik hästi ja me ei pane, ma teen näppudega jutumärke, mürki hästi palju, aga kui see ühtne poliitika, et lüüakse kõiki ühe nagu puuga, et kas see võib olla Eesti põllumajanduse jaoks ebavõrdne, et just kui teistest kohtades toodetakse toitu ütleme siis mitte nii puhtalt, meil toodetakse puhtalt, aga nüüd normid pannakse ühesugused. Et kas see saab olla, kas see esiteks kuulub selle alla, selle ÜPP, ühise poliitika sellise kujunduse alla, või ma näen hoopis seda mingist valest prismast, et on see tegelikult hoopis edasiviiv jõud? Nii üht kui teist, et sellel ilmselt ei ole sellisest ühtset vastust, et ühelt poolt, kui on kokku lepitud sarnased reeglid, siis on ka nii-öelda konkurentsipositsioon sarnane, eks ju. Aga selle mängu ilu on ka see, et iga liikmesriik vaatab natuke oma nurga alt ja proovib need reeglid ikka painutada endale sobivas suunas, on ju. Ja siis on seal teisel pool komisjon, kes vaatab, et ikkagi
tehakse enam-vähem sarnaste reeglite alusel kõiki asju, nii et selles mõttes ta jääb sinna kuskile kahe vahele, et kõik ei lööda ühe puuga, aga ei saa ka niimoodi, et Eesti ja Ungari saavad täiesti omaette reeglid, aga samas raha võtavad samamoodi vastu. Nii et selles mõttes see käib nagu natuke siuke teki tõmbamine, et kuhu poole ta täpselt jääb, et kas kõigil ühtemoodi, natukene kõik saavad erinevalt, et see on see läbirääkimiste kunst, mis seal tuleb teha. Aga ei saa jah eeldada seda, et ma lähen Brüsselisse, olles Ungari, Läti või Eesti esindaja, ütleme, et teeme ainult niimoodi, andke mulle see raha ja kõik on. Et tegelikult on vaja kokku leppida, mis on ühised eesmärgid, mis on need põhiprintsiibid ja mingid detailid ilmselt liikmesriigiti erinevad ja siis tulevad ka need vahendid, mis sealt tulevad, eks. Et rahapajast ei saa lihtsalt minna igaüks ühe võtma, vaid lepitakse kokku, mis alusel seda ühtset pada ühtselt jagatakse. Et see ei ole nagu menüü, et sulle antakse sealt vahendid ja siis ma võtan selle, seda ma ei võta ja seda võtan ja seda ei võta. Et see ei ole see ühine poliitika, eks. Et kas saaks seda pitsat ainult kattega, ma seda saia ei taha? Ma ühe küsimuse veel, et see tuleb nagu välja, et seal on nagu, ütleme siis mingisugune raamistik või siuke nagu mänguväli, eks ole, tuleb nagu meile kätte. Küll aga nagu sa ütlesid ka võib-olla, et komisjon siis vaatab, et enam-vähem kõik mängivad siis ütleme ühtsete nagu reeglitega, siis see justkui viitab sellele, et seal on mingisugust nagu siukest tõlgendamisruumi ja ma võib-olla toon välja ühe siis nagu selle narratiivi, mis siis ka meedia, eks ole, on nagu visanud võib-olla see, et antakse mingisugune pott, eks ole, nendest nagu reeglitest või siis mis iganes määrustest, aga siis meie justkui siin Eestis tahame olla nagu hästi tublid ja eeskujulikud ja siis reguleerime asju nagu üle, et kuidas siis sina oma nagu pingi poole pealt seda nagu näed, et see on tõesti üks teema, mis on pidevalt laual. Meie sõnum on olnud tootjatele see, et aga vaatame siis täpselt üle, mis kohad need on, kus me oleme kaugemale astunud, eks. Ja mõnikord me oleme tegelikult koos sektoriga nagu otsustanud, et nii tulebki teha, et minna kaugemale näiteks ebaausate kaubandustavade direktiiv. Eesti võttis natuke rangemalt üle, aga see oli sektoriga nii-öelda sektori soov tegelikult. Ja ka riigi soov, nii et selles mõttes neid näiteid on nagu erinevaid. Aga jah, seda niimoodi lihtsalt välja öelda, et me astume kaugemale kuskil reeglitest, seda on lihtne teha, pigem peaks tegema niipidi seda, et siis vaatame konkreetsed nõuded üle. Kui tundub, et kuskil oleme kaugemale läinud, me igal juhul meie uks on avatud, vaatame siis üle, kas saab midagi lihtsamaks teha, et selge see, et see hoiak on umbes selline. Hästi. Ja nüüd ma võib-olla läheks Antsu juurde, et koja siis ütleme sellisest perspektiivist, et mis hetkel on need kõige sellised suurema kaaluga teemad, mida siis koda ütleme ajab taga ja püüab, eks ole, leida neid lahendusi, et see tulem oleks siis sektorile täpselt see, mida vaja on. Kõige suurema kaaluga tegelikult, nii nagu ka Madis viitas, on järgmise perioodi see põllumajanduspoliitika kujundamine nii eelarve mõttes kui sisu mõttes. Et see töö, mida praegu tehakse, et see mõjutab ju meid aastani 2035. Ja need valikud, mida me praegu teeme, eks neid saab mingil määral ka muuta, aga ega see muutmine ei ole kunagi nii lihtne. Et selles mõttes ma arvan, et see on ka koja vaatest kõige olulisem täna nii Eestis kui Brüsselis ja omalt poolt me siis koos oma partneritega Lätist, Leedust, Soomest tegelikult oleme ju käinud ka Brüsselis seda sama teemat avamas Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi liikmetele, et meie piirkond on idapiiri äärne piirkond Euroopa Liidus, meil on teatud mured siin põllumajanduse tootlikkusega, sissetulekutega ja see vajab eraldi adresseerimist ja rahavõtti, et kuidas sellega läheb, eks näis, aga loomulikult see on nagu põletav küsimus meile ja meie naaberriikidele ka. Ja me näeme nagu väga hästi, et seal Brüsselis on väga oluline teha koostööd teiste riikidega, et üksinda Eesti paraku on nii väike, et komisjon vaatab Euroopat tervikuna, et ta ühe liikmesriigi muret ise omal algatusel lahendama, ma arvan, ei tule, aga kui see mure nendeni viia, natuke näidata, et see mure on laiem, et siis on rohkem lootust, et ollakse valmis kaasa mõtlema. Ja lisaks sellele on tegelikult kogu aeg terve hulk jooksvaid teemasid. Et meil on ju ka oma esindaja Kopaka Tšeka juures, Kaia Laaneveli Vinokurov, ja Kaia on seal üksinda, tema töölaud on kuhjas igasugustest erinevatest teemadest. Ja ütleme viimasel ajal jah, võib-olla see Ormusi väina
kriisijärgne väetise hinnatõusu kompensatsioonimehhanism on olnud nagu üks teema, mis on põletav teema laual olnud. Et keeruline öelda, kui palju meil on seal nagu olnud võimalik mingit sisulist panust anda või mõjutada seda protsessi, aga kindlasti on see nagu ääretult oluline teema käesoleval aastal olnud. Plus väetiste strateegia, loomakasvatuse strateegia, loomade heaolu ja kõik need muud teemad. Aga jah, ütleme, suuremas pildis on hetkel see periood, kus me peaks vaatama seda järgmise perioodi või järgmise 10 aasta ÜPP tervikuna ja mõtlema, et kuidas seda paremini kujundada ja mis siis selles raamistikus võiks meie valikud olla. Ma selle ÜPP kohta ma küsin kohe ka natuke täpsemalt, aga huvitav oleks teie siis ütleme, ma ei tea, kas reaktsiooni või teie nägemust, sa tõid välja selle väetise hinnatõusu, eks ole, leevendamise meetme sõna, et tegelikult pott oli seal mingisugune 500 miljardit, $500 miljardit midagi, eks ole, ja lõpuks vist Elmariga näppude peal lõime kokku, et nagu Eestile tuli justkui nagu mingisugune alla protsendi mingisugune raha sealt ja sealt oli see vist 3,1 miljonit, eks ju, mida sai siis laiendada iga riik kuni 200%. Ja. See teeb siis 9,3 kokku. Et kui nii vaadata, siis ma lihtsalt hästi laialt lõin selle nagu oma peas, et kui Eestis on selline, ütleme, ma ei tea, haritavat maad, paneme jämedalt 0,5 kuni, eks ole, 1 miljon nagu hektarit, et siis justkui kui lihtsalt lüüa ühe hoobaga on ju laiali, et siis see tegelikult on nagu hästi nagu selline pisku, on ju, kui nii võtta. Ja osa minust nagu ütleb, et alternatiiv on see, et ei tule mitte midagi, eks ole, et siis nagu alati, kui midagi tuleb, siis nagu peaks nagu vaatama seda, et mis on see lähtepositsioon, aga võib-olla see küsimus on see, et mis selle nagu meetme eesmärk täpsemalt on? Et võib-olla Ants, sa võid korra esimesena vastata? Minu arust selle meetme eesmärk on lihtsalt kompenseerida osaliselt need põllumeest täiendavad kulud, mis tulenevad sellest, et väetist hinnad hüppeliselt tõusid siin kevadel tänu sellele Hormuzi kriisile. Tuletan ka meelde, et enne, kui Hormuzi kriis lahvatas, et enne meil hakkas vaikselt jõustuma süsiniku piirimeede, SPIM eesti keeles. Ja selle mõju väetise hindadele tegelikult avaldus juba aasta alguses, aga see mõju kasvab ajas. Et ega see väetise hindade teema jääb meid saatma pikaks ajaks tegelikult ka siis, kui see Hormuzi kriis laheneb. Ja ka kevadel oli ju meil siin Eestis päris palju sellist arutamist, et selliste väetise teravilja hindade juures, et kas on mõtet külvata, kas on mõtet väetada, kui palju ja nii edasi. Et eks see mure on igal pool. Ja lihtsustatult et see lihtsalt on nagu selle mure osaline hüvitamine, aga nõus, et see 3,1 miljonit ka Eesti vaates on täiendav raha, aga kindlasti päris seda kõike ei leevenda ja peame ka arvestama, et kust me tuleme nagu 3 suhteliselt kehvast järjestikusest aastast, eriti teraviljasektoris. Aga abiks seegi. Ja Madis, võib-olla sa oskad seda poolt avada siis, et kes siis nagu lõpuks ka otsustab, kuidas see jaotatakse ja kui palju sinna siis veel riigi poolt nagu juurde pannakse. Et ma ilmselt eeldan, et vahet pole, kui palju pannakse, ikka ei ole piisav. Ja see üldiselt need loogikad on niipidi, et see on nagu osaline kompenseerimine, kui komisjon tuleb välja niisuguste ettepanekutega. Ja praegu komisjon üsna kiiresti reageeris, see ei olnud ainuke asi, millega nad välja tulid, nad tekitasid mõned võimalused veel ÜPP enda sees, aga lisaraha sinna ei pandud. Et selles mõttes komisjon oli päris mitu tegevusliini, mida nad siis pakkusid välja ja see oli üks konkreetne, kus siis nagu lisaraha leiti. Jaotusvõti oli ebasoodne meile, et selles mõttes nad võtsid arvesse, et mis on otsetoetuste osakaal Eestis ja kõikides liikmesriikides, meil on see üsna väike, meie eelarve on väike võrreldes suurte riikidega ja ka seda, et palju me siis sõltume siis importitavast väetisest ja sealt see summa tuli. Täna ei ole midagi teha, selles mõttes me nii-öelda otsuse hääletusel olime küll erapooletud, see tulemust ei mõjutanud, sest see on tavaliselt kvalifitseeritud häälte elamusega, aiasaatsus 2/3 poolt läheb läbi, seal vist Läti jäi vastu, mõni oli veel erapooletu, aga üldiselt oldi rahul sellepärast, et tegelikult komisjon tuli ju lisarahaga, et see ei ole võib-olla päris õiglane ka nüüd kohe niimoodi sisse sõita, aga siiski meelsust me väljendasime. Ja mis edasi, selge see, et see on nagu osaline kompenseerimine, väetise hinnatõus mõjutab sektorit väga palju,
eelkõige just siis teraviljasektorit, teiste sektorite mõju on natuke väiksem. Kui sellest Iraani sõjast rääkida, siis kütus on teine asi ja seal samamoodi teraviljasektor peamine, kes pihta saab, kalandussektor ka. Et selles mõttes mõjud on olemas ja me teeme valitsusele ettepaneku, et võiks see 200% juurde maksta. Et siis on võib-olla see summa ka selline, millega päriselt teraviljasektor, mille mõjuga mõnevõrra teraviljasektor siis tunnetab. Muidu on tõesti niimoodi, et see sektor on suur, pinda on palju, et selle väikse summaga läheb keeruliseks ja niimoodi jagada. Ja nagu ma meediast aru sain, siis riigipoolne tugi, me räägimegi tegelikult riigieelarve siis abi küsimisest, mitte ainult ministeeriumi ulatuses. Ja, selles mõttes me teeme ettepaneku valitsusele, et järgmise aasta eelarves võiks olla need lisavahendid. Selle valguses siin me rääkisime ka, et seda arutatakse kogu seda põllumajanduspoliitikat riikide kaupa, riikide poolt Brüsselis. Milline see Eesti põllumajanduse staatus üldse Brüsseli vaatest on? Kus kohas me paikneme sellise Euroopa ülese vaatena oma põllumajanduse kui tootmise ja sellise elujõuga? Selles mõttes me oleme ikkagi üsna kaugel, eks ju, et ja ei maksa illusioone luua, et kõik saavad aru, kuidas meie põllumajandus toimib, eks, ja meie toidutootmine toimib, et selles mõttes seda tööd me teeme järjepidevalt, kutsudes siia komisjoni esindajaid, kutsudes teisi liikmesriike siia, et oleks teistel parem arusaam. Aga üleüldiselt, kui me vaatame, kuidas me oma huvisid kaitseme, siis esimene asi, nagu Antski ütles, et me otsime liitlasi, eks, et kui meil on mure mingi õigusaktiga, meil on endal mingi ettepanek, siis kõigepealt tuleb vaadata natukene ringi, tõstad pea üles, vaatad ringi, kellel on samane mure. Võib-olla tead juba kolleege, tead nende põllumajandust, tead nende endisi muresid või varasemaid muresid, siis aimad, et nad võivad olla liitlased ja siis lähed nagu nii-öelda välja komisjoni või teiste liikmesriikide suunal, et selles mõttes, et üksi jääda on kõige keerulisem. Et kui meil on mure ja tahame midagi teha ja see on ainult meil, siis on üsna suur tõenäosus, et keegi seda eriti ei kuule, sest kõigil on omad asjad, eks ju. Aga meie naturaalsed liitlased, et midagi läbi suruda, väga selgelt Balti riigid, teeme tihedat koostööd Põhjariikidega, Taani, Soome, Rootsi, et need on nagu sellised naturaalsed sellised liitlased meil ja siis nagu juba oleneb ka, et olenevalt teemast, et kellel on, ma ei tea, metsasusega sarnased teemad nagu meil, et põllumajandusmaa ja metsa osakaal näiteks territooriumis, siis meil on tihtilugu hoopis erineva geograafilise nii-öelda piirkonnariikidega kokkupuuteid ja oleneb nagu valdkonnast. Aga peamine see, et sul on enda jaoks huvid defineeritud ja sa leiad ka siis kampa kedagi, et mõjutada otsuseid. Küsin, võib-olla sa enne mainisid, Ants, et Kaia, eks ole, seal nii-öelda Brüsseli poole peal tegeleb ka, et kui suures pildis on see, et nagu enne rääkisime, et oli see teki nagu tõmbamine, et Eesti üksi, eks ole, oma 1 miljoni hektariga nagu upub sinna tiiki ära, aga pane sinna juurde, eks ole, Leedu, Läti, pane sinna Põhjamaad, eks ole, et siis läheb juba see nii-öelda ühisrinne nagu läheb suuremaks. Aga ja ma ei tea, võib-olla sa oskad seda rääkida, et kuidas siis seal nagu selles väikses ühisrindes seda teki tõmbamist tehakse, et kas seal läheb ka selliseks nagu rebimiseks või pigem on ikkagi ühine mure ja ühine jõud? Kui on ühine mure, siis on ühine jõud, aga selge see, et kõik mured ei ole ühised. Ja võib-olla varasematel perioodidel, vähemalt Balti riikides on seda ühisrinnat olnud natuke lihtsam luua, et see mure on ju keskendunud peamiselt väiksematele otsetoetuste tasemetele võrreldes Euroopa Liidu keskmisega ja see on olnud see ühtne sõnum. Et käesoleva perioodi ettepanekus ju komisjon on teinud väga kavalalt ja teinud, andnud selle toetuste võrdsustamise võtme liikmesriikidele tegelikult ja andnud sinna juurde siis selle nii-öelda agri-prosperity käpi või põllumajanduse sissetuleku lõhe kompenseerimise raha. Aga see võti on selline huvitav, et Eestis on see märkimisväärne summa riigiplaani ettepanekus, Lätis lõppkokkuvõttes see summa küll arvutati välja, aga riigiplaani ettepanekus on selle 0 teatud lävendite mingisuguste sekkumismehhanismide tõttu ja Leedus on see positiivne summa. Soomes seda summat ei ole, et selles mõttes me oleme nagu teatud küsimustes täna nagu erinevates lähtepunktides ja see teeb ka nagu, ta ei tee nagu inimlikul või isiku tasandil keerulisemaks, aga meil ei ole seal nagu sama lähtepunkt, mille nimel võidelda, aga see selles mõttes ei sega, et tuleb nagu tegutseda siis nende teemade raames, kus on ühine huvi ja ma arvan, et suures pildis neid teemasid on kindlasti rohkem.
ja noh, teatud teemades on olukord erinev ja noh, seal ei ole mõtet tülli minna selle pärast. Tuleb ka aru saada tegelikult, et mis on sinu naabrite olukord, miks Soomes on toetused kõrgemad, eriti põhja pool ja nii edasi, et noh, meil ei ole mõtet ju kuidagi rääkida seda juttu, et Soomes on liiga kõrged toetused, need on teatud põhjustel. Nii geograafilistel, ilmastiku põhjustel kui ajaloolistel põhjustel sellised. Aga küllap neil on ka neid muresid, kus meil on väga ühised huvid ja kus me saaks ühiselt lahendusi leida, et keskendume nendele. Head selle Agri Prosperity Capi ka sisse tõid, et korraks peatuks siin. Ja... Neile, kes selle ingliskeelse termini taga ei tea, millest on juttu, siis eesti keeles on selle asja nimi, kui ma õigesti mäletan, on 546 miljon. ja see on see, mis jääb meelde. see 546, jah. Küll aga räägi Ants korra sellest, et selle teema juures, eks ole, märtsis oli üleriigiline aktsioon ja tundub, et see on ikka väga oluline nagu summa kõige valguses hetkel, et anna kiire ülevaade, mis seis seal on ja mis need otsused on. Noh, seis on see, et see 546 miljonit on osa siis Eesti riigile eraldatud Euroopa Liidu vahenditest. Me isegi ei saa öelda, et on eraldatud, see on ettepanek. Ja sellel ei ole selles mõttes kõrvamärki küljes, et riik ei pea seda põllumajandussektori jaoks küsima või kasutama, aga see eraldis tuleneb siis sellest, et meie otsetoetuste tase on väiksem kui 90% Euroopa Liidu keskmisest. Ja noh, ütleme, see protsess on ju riigis kujundatud niimoodi, et kõik ministeeriumid on esitanud oma ettepanekud, taotlused, kuidas seda riigiplaani kogu rahastust kasutada või mis on nende soovid, mis reforme nad soovivad ellu viia, kui palju nad selleks raha soovivad. Ja noh, Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on esitanud 3 taotlust, selle hulgas on siis toidujulgeoleku reformipaber või reformitaotlus, Madis võid pärast meid parandada, et mis see täpne formuleering seal on, kus siis esialgselt tegelikult ministeerium taotles 1,2 miljardit Euroopa raha toidujulgeoleku tarbeks, konkurentsivõime suurendamiseks ja nii edasi, ehk et see 546 on seal taustal, esimene taotlus oli 1,2 miljonit. Nüüd, kuna need vahendid taotleti ju 3,5-kordselt lõhki Eestis, et siis on midagi teha ei ole, et see tuleb viia võimalikesse mahtudesse, et ministeeriumid said nii-öelda kärpülesande ja oli vist 19. juuni või midagi sellist, mis ajaks siis esitati uuendatud taotlused. Ja noh, see summa seal oli juba natukene väiksem tolles taotluses, aga endiselt kõvasti üle 546. Ja nüüd augustis peaks Rahandusministeerium siis valitsusse viima ühe dokumendi, võib-olla on seal mitu dokumenti, mis sisuliselt eeldatavasti siis surub kõik need erinevate ministeeriumite soovid nendesse rahalistesse raamidesse, mis on hetkel nagu võimalik planeerida. Ja noh, sealt siis selgub, et kas see summa, mis on mõeldud siis põllumajandussektori investeeringuteks, isevarustatuse parandamiseks ja konkurentsivõime suurendamiseks nii põllumajandus kui toidutööstuses, et kas see on siis 546, on see suurem kui 546, väiksem kui 546, et selles mõttes hetkel on nagu oluline aeg ja eks me augusti lõpuks oleme oluliselt targemad, et kas need sõnumid on jõudnud siis adressaadini, nad on jõudnud adressaadini, aga ütleme, et kas nad on ka mõjutanud siis seda otsust kuidagi. Okei, ma korra, Elmar, et mind väga nagu huvitab see, et kui meil on siis mingisugune pottraha, mis on justkui mõeldud ajaloolise nii-öelda siis sissetuleku lõhe leevendamiseks, siis kuidas saab nagu juhtuda poliitiliselt niisugune olukord, et kui on mingisugune raha selleks nagu justkui eraldatud ja loodud, aga keegi saab veel otsustada, et äkki me ei kasuta seda raha ikka nii, nagu selle justkui nagu loodud on ja see on võimalus. Äkki Madis, sa oskad siin avada? Ja nagu Ants juba ütles, väga kenasti võttis kokku selle protsessi tegelikult, et see periood on teistmoodi, et kui varasemalt mäletate, siis alati on käidud Brüsselis seda otsetoetustasemete võrdsustamist nõudmas, eks ju. Siis komisjon seekord on mänginud kavalamalt, ehk siis, et on andnud selle otsustuse liikmesriigile. Ta annab vahendid sulle, on eesmärgid kokku lepitud ja siis riik saab ise öelda, et kas täna on olulisem 7 aasta perspektiivis transport, energeetika, sisejulgeolek, toit või mingi muu asi, eks. Ja siis kõik need arutelud on toodud siis Brüsselist,
hoopis pealinnadesse. Nii et selles mõttes see on nagu see loogika, et siis komisjon saab öelda, et näed, te saate ise valida, mis teie riigi jaoks on kõige olulisem, et meie ei ütle teile Brüsselist ette. Nii et see on see, mis komisjoni nii-öelda loogika siin on. Meie siis peame kohanema, ehk siis meie see arutelu on toodud siis valitsusse. Erinevalt varasemalt, kus me käisime siis kogu aeg parlamendi, komisjoni ja muude tegelastega kohtumas, et selgitada, miks toetustasemed nii madalad on. Et täna on tõesti see võimalus siis valitsusel ise otsustada, kuhu need vahendid panna. Okay. Ja seal saab olla nii rusikaid kui plaksutavaid käsi, eks ju, sõltuvalt sellest, et kes siis nüüd sellest pajast selle suurema kulbitäie saab. Et natuke minu peas esimene reaktsioon, mis tekkis, kui ma kuulasin seda selgitust, on see, et see on vastutuse endalt ära lükkamine, selline, et mida te jagelete, selge, võtke ja ise jagage oma vahel. See on see, et näed, et siin on raha, et vaadake ise. Aga teisalt on jällegi see, et ma kujutan ette, et see võibki täpselt seda olla, et kui nüüd Brüsselis otsustatakse ära väga selgesuunaliselt, et see raha läheb täpselt sinna, siis need, kes ilma jäävad, need on ikka baased. Lõppkokkuvõttes kõiki ei ole võimalik tõenäoliselt nagu nii rõõmsaks teha. Jah. Ma arvan, et see loogika ei ole üldse halb, et las võimalikult madalal tasandil otsustatakse, kuidas seda elu siin korraldada. Et selles mõttes sellisel on midagi halba, lihtsalt me peame siis kohanema selle aruteluga siin valitsuse tasandil ja ma arvan, et me ise kui ka sektor on üsna aktiivne ja tubli olnud siiamaani, et neid just toidutootmist fookusesse tuua, et see on ikkagi, ma arvan, natukene väljapool need sõnumid levinud kui lihtsalt toidusektorisse. Aga mida see summa nagu tegelikult selles mõttes tähendab? Kujutame nüüd ette, et mulle meeldib endale just vaadata selles positiivses aspektis. Hästi palju meediasõnumit jääb sinna ka, et kui me seda ei saa, siis läheb see halvemaks ja sealt ei saa seda. Aga nagu me tegime siis, kui oli aktsioon, meil Kristjaniga õnnestus käia Tartu külje all seda oma silmaga nägemas, kuulamas ja küsitlemas, küsisime ka, et nüüd läheb kõik hästi. See summa tulebki Eestisse. Ta tuleb Eestis nagu nii, aga tuleb sektorisse. 546 läheb täpselt nii, nagu seda nõuti. Mis siis tegelikult juhtub selle plaaniga? Et mis selle rahaga nüüd on mõeldud, et saab? Et kas ma peaksin nüüd, ma täiesti fiktiivse põllumehe mõtlen ise endale siia välja, et kas ma võin juba minna ja välja valida platsi pealt uue masina endale või on see, et ma löön nüüd kokku need miinused, mis mul on, et ma saan seda katta, et mis see eesmärk on tegelikult? No see on päris oluline küsimus jah, et see ei ole ju raha pärast, vaid tegelikult me räägime sisulistest asjadest, mida Ants põgusalt juba mainis ka, et meil on seal kolm nii-öelda blokki, mida me tahame siis täita, mida me oleme koos sektoriga kokku pannud, arutanud numbrid ja mõelnud, mida meil on vaja teha, mida meil täna puudu on, et toidujulgeolekut tagada. Esimene ongi isevarustatuse blokk, ehk siis vaatame, et kus meil täna ikkagi lüngad on. Mõne asjaga meil on hästi, oleme isevarustavad, mõne asjaga ei ole hästi. Et ikkagi võime koha peal toitu toota, see on esimene asi. Siis teine on konkurentsivõime pool, ehk siis, et me vaatame, et me oleme päris tublid bioloogilise materjali tootjad, on see teravi, on see piim, nii-öelda algmaterjali tootjad, aga sealt edasi, ehk siis, et järgmine aste, kus päriselt raha tekib, eks, et lisandväärtuse loomine, et seal on meil päris palju puudujääke, eelkõige just siis tööstuse poole peal, et seal on mitu sammu vaja astuda ja need on meil väga konkreetselt nagu paika pandud, et kuhu võiks, mis suunda liikuda, et oleme koos sektoriga seda arutanud. Ja kolmas on siis kriisikindlus, et selles mõttes, et toit ei toimu kuskil vaakumis tehases ainult, vaid et see toidu tootmine on tegelikult põllul, ilmastikuriskid, taimehaigused, loomataudid, et nii-öelda kriisikindluse kasvatamine ja samamoodi tegelikult ka toimepidevus kogu ahela mõttes, et me ei räägi siin ainult sellest, et sul peab olema tootja ja tööstus, sul on tegelikult vaja, et oleksid kriiside korral olemas ka generaatorid, igasugused nii-öelda varuplaanid, et kui midagi juhtub, bioohutuse nõuded ja asjad, et kogu see nii-öelda tarneahela toimepidevus, et meil on nagu väga sisulised tegevused, kuidas siis seda 546 miljonit sisustada. Ja selle tulemusel võiks siis paar asja juhtuda. Esiteks Eesti toidujulgeolek peaks olema kindlamalt tagatud, suudame rohkem toitu toota, teiseks peaks meil rohkem kallimaid kaupu välja minema. Eesti ekspordib väga tublisti toitu, aga väga suures osas on see nii-öelda toormaterjal. Et kui mõelda, mida soovida 7 aasta perioodi jooksul, siis ma arvan, et see esimene asi on see, et põhimõtteliselt me teeksime kallimaid asju. Ja kolmas eesmärk, kuhu jõuda on see, et me oleksime paremini valmis igasugusteks kriisideks, eelkõige just ilmastik, loomataudid, taimehaigused ja niimoodi. Okei, ehk siis mitte üritan kuidagi mingisugust analoogi siit luua, et mitte ehitada plaastrit, vaid pakkuda pikemaajalist sellist ennetust. Et just see, et kui me praegu kuuleme ka, et puud on, et kui meil on nüüd sektoris on palju miinust, siis üks asi on see, et ei ole seda kasumit sisse tunda, aga teine on ka see, et me ei saa
tavapäraselt edasi arendada oma võimekust, et seda edasiarengut ja jätkusuutlikkust siis see on kasvatada. See tegelikult ka ootus, mis Rahandusministeeriumil kõikidele ministeeriumitele oli. Ehk siis, et me ei tee selle rahaga, jätkame nii nagu täna. Samamoodi vaikselt edasi, vaid me peame näitama, kus arengukoht on. Ja me oleme tuvastanud arengukohad ja selle jaoks me tahaksimegi raha tekitada. Nii et kui su algne küsimus oli, kas minna kohe vaatama uus traktor, siis kindlasti mitte. See ei ole see arengukoht, et suurem traktor, vaid võib-olla meil on selles, nii-öelda kui võtta traktor, siis on ilmselt teravilja kasvataja, võib-olla selles väärtusahelas on mingid lüngad, mis tuleks täita ja see ei tähenda uut traktorit. Aga uus traktor teeb ju rohkem tööd. Jaa, aga see võib-olla toodab rohkem miinust lõpuks üle, et võib-olla see võti on üldse väärtusahelas ja tööstuses. Et või on, ma ei tea, linnutootmises audijaamas, mitte sellepärast, et on vaja tohutut linnukasvatust laiendada, et hoopis ahel on puudulik. Et selle mõttes need lahendused on natuke kompleksemad kui see, et lihtsalt natuke tuleb looma pealt raha juurde või võimsam traktor osta. Jah. Ühesõnaga, jah, ma omalt poolt ka, et siis ei ole lihtsalt see 546 jagatud 1 miljon hektarit ja siis parabim-parabum teeme väljamakse, eks ole, vaid pigem ikkagi, et see raha panna ennast majandama ja pikas perspektiivis anda mingisugused julgeolekud ja ka ennast tagasi teenida. Okei. Aga jah, ja lihtsalt selguse mõttes ka, et see traktori näide oli välja mõeldud, et see ei ole reaalne mingi stereotüüp, mille ma kuskilt kellegi najal võtsin. Jah, analoogimeester on analoogimeester, eks ole. Ja. Aga lähme edasi nüüd jah, et sai algus mainitud ka see sõna rohepööre, eks ole, vist ta on vist ikkagi originaalis rohelepe, eks ole, aga mingi hetk ta muutus rohepöördeks, sest et ilgelt hakati nagu pöörama ja ma esialgu võib-olla Ants tulen nagu vaatan sinu otsa, et see roheleppega seotud siis kogu see raamistik ja see mõte selle taga, et kui vaadata siis põllumajanduse poole pealt, et kuidas siis hetkel nagu tundub, kas ta on selline, kuidas öelda, hüpe siis, mis peaks justkui siis konkurentsivõimet tõstma ja viima nii-öelda rohelisema tuleviku poole ja andma meile kõik rikkused ja viljakused. Või ikkagi praegu näeme siukest nagu allergilist sellist suhtumist sellesse, sest et kui see lõpuks kõik need otsused nüüd jõuavad sinna lõpulülile, siis me näeme ikkagi seda koormat, kohustust. Jaa, väga suur ja keeruline teema tegelikult, sest et eks maailm on vahepeal muutunud ja küllap ta muutub veelgi. Et see roheleppe ju tuli suure sellise meedia kampaania või meedia trummipõrina saatele välja 2019 ja tookord pigem nagu presenteeriti suuri eesmärke, et tuletame mõned meelde, et vähendada siis taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevaid riske 50%, kui päris täpne olla, siis vähendada toitainete kadu 50%, mis tähendaks siis 20% väiksemat väetise kasutust, antibiootikumide kasutust vähendada 50% ja nii edasi. Et see esimene periood, ma arvan, rohkem räägiti nendest eesmärkidest ja tegelikult see oligi kõik. Et tegelikult nagu asjast sisust ei räägitud. Ja see tekitaski võib-olla sellise protesti, et meile pakutakse, tundub, et utoopilisi eesmärke, aga mitte nagu lahendusi. Et kuidas siis nendeni jõuda. Ja see on ka see koht, kus one size fits all või ühe vitsaga löömine nagu tegelikult ei toimi. Et siin ka Eesti põllumehed on toonud nagu näiteid ju selle koha pealt, et kui sa kaalud 150 kilo, et siis ilmselt on tervislik 50% kaalu vähendada, aga kui sa kaalud 70 kilo, et siis ilmselt on fataalne, kui sa sellise harjutuse ette võtad. Et see lähtepunkt, millest riigid ja põllumajand, erinevate riikide sektorid roheleppesse lähevad, on väga erinev. Et seda ju ignoreeriti tookord ja see kindlasti tekitas selle suure pahameele. Nüüd, mis vahepeal on juhtunud või kuidas see siis täna on, et täna me ju enam ei räägi nendest eesmärkidest poliitilisel tasandil, aga nüüd on siis nagu vastupidine olukord, et eesmärkidest me enam ei räägi, aga tegelikult need ideed nagu rullivad ennast läbi määruste ja strateegiate nagu päris ellu ja võib-olla me isegi enam ei mäleta, et see kõik on sealt roheleppest või roheleppe algatusest või kavatsusest alguse saanud, et see sama süsiniku piirimaks on üks hea näide, ma arvan, et mis sellest aastast siis hakkas vaikselt rakenduma. See rakendumise periood on mitmeaastane. Mis see siis sisuliselt tähendab, on see, et
me tõstame fossiilsetel materjalidel põhinevat väetiste hinda Euroopas, aga samal ajal Euroopa võime maailmaturul ja Euroopa turul näiteks teravilja hinda tõsta on minimaalne. Teravilja hinda tegelikult me ju ei tõsta. Et selle näite puhul me tõstame ühe olulise tootmissisendi maksumust, teravilja hinda me ei mõjuta, järelikult me teeme tootmise kallimaks, järelikult me nagu lõikame enda konkurentsivõimet. Ja eks see on selline keeruline teema, et ma arvan, et see hormuusikriis näitab väga hästi, et kui sõltuvad me oleme endiselt fossiilset päritolu väetistest ja kütustest, ja paneb nagu mõtlema, et kas süsiniku piirimaks väetistele on nagu mõistlik tee või mitte, et kas see nagu lahendab probleeme või tegelikult surub selle sektori põlvili. Et võib-olla need lahendused on kuskil mujal. Ja samamoodi, mis sealt nagu nüüd vaikselt hakkab siis rullima, on see looduse taastamise määrus, looduse taastamise kava ja tegelikult ju ka see kliimakindla majandamise seadus või kliimakindla majanduse seadus, mis küll hetkel on parlamendis, aga kuidagi vaikselt seal seda menetletakse, vist parlament puhkab ka praegu, et mis on ka oma eelnõuks olemise ajal mitu korda nagu muutunud päris oluliselt. Et eks ka see on sellest roheleppest alguse saanud. Aga tõesti, et see võrreldes 2019. aastaga see geopoliitiline kontekst on hoopis muud, midagi muud, et me ei lähe enam nagu tagasi sellesse aega, mis meil oli 10-20 aastat tagasi. Et midagi teha ei ole, majandussõda on üks sõjavorm, majandus, tööriistad, tollid, maksud, piirangud on tööriistad selles, või relvad selles arsenalis ja neid suured riigid väga jõuliselt ja tugevalt kasutavad ja eks seda tunnevad ka meie põllumehed siin Eestis ja Euroopas ka. Et kui meil on sealiha hinnad väga madalad, siis tasub nagu vaadata, et mis riigid on piiranud importi Euroopast ja nii edasi. Et eks see nagu kõik mõjutab ja ma arvan, et see teeb selle pildi päris keeruliseks, et inertsist see roheleppe nüüd hakkab vaikselt nagu teatud meetmetena jõudma päris ellu. Aga kas see on nagu ühemõtteliselt positiivne, keeruline öelda, et ma pigem nagu ütleks, et me Eesti vaatest võiks nagu aru anda endale, kus meil on päris lahendamist vajavad keskkonnaprobleemid, need on olemas ja võib-olla mitte nagu püüda siis kõiki roheleppe teemasid nagu punktuaalselt oma töölauale võtta, kus võib-olla see mure ei ole nii suur. Kes seda Eesti võtmist nagu tegema peab? Kellel see vastutus lasub üldse, et antud rohepöörde teema siis tegelikult siia 2 jalaga maha Eestisse tuua? No, kuidas ma siis ütlen sulle viisakalt, et kui riigiametnikud ütlevad, et nende eesmärk on selle Euroopa Liidu looduse taastamise määruse rakendamine Eestis, siis mõnes mõttes on nemad selle maale toojad nagu õigusloome seisukohast või poliitika kujundajate seisukohast, aga päriselt neid muutusi saab ellu viia ikkagi see, kes maad kasutab, ehk et kas põllumees, metsamees, maaomanik, et tegelikult ju see lõplik praktikate ja tegevuse muutmise võimalus ja kohustus lasub nendel. Siin on nii palju lahti pakkida praegu, aga ma hakkan otsast, sest mul endal nagu peas just selle spimmiga nagu tekkis palju küsimusi juba varasemalt, et kui ma nüüd õigesti aru saan, eks ole, parandage mind palun, et määrame siis, ütleme siis sellele fossiilsetel kütustel põhinete väetistele nagu siis nagu Euroopa majandusruumis sellise nagu maksu, et kui see tuleb sisse, eks ole, et siis sellele on maks või lisamaks, kõrgem maks. Selle maksu eesmärk justkui, eks ole, on aidata ellu viia kõiki neid, ütleme, rohelisi eesmärke, mis meil siin kontinendil justkui on. Küll aga siis, kui see ikkagi nagu see, ütleme, kui meil tuleb see väetis kust iganes väljaspool Euroopat, et Euroopa siiski on väetise müüja vaatevinklist väga suur turg, kus tahaks ikkagi, eks ole, kaubelda ja oma kaubaga nagu tulla turule. Et siis just kui see maks nagu peaks tulema siis nende käest, sest nemad tahavad sellega siia turule tulla, aga samas lõpuks see ju väljendub hinnas ikkagi meil kohalike nagu tootjate Excelis. Et ma nagu, kui ma nagu pooli mitte valides, siis mulle nagu tundub, et lõpuks ongi, et tehakse siuke nagu väga oluline maks, et siis nagu just kui tasakaalustada seda kahju, mis sellega kaasneb, eks ole. Aga samas see läheb ikkagi nagu siis meie tootjate nagu taskust välja, kus ma nagu õigesti aru saan sellest.
No põhimõtteliselt jah, et me ju tõstame nii-öelda tootjate sissetulekust või kasumist teatud osa siis selle maksu katmiseks. Yeah. Ja eks selle ju laiem mõte, see ei puuduta ju ainult väetisi, see puudutab terast ja teisi olulisi tooteid veel, et eks see laiem mõte oli ju ka nii-öelda maailma mõjutada läbi selle rohelisemate tehnoloogiate suunas, et kui keegi impordib Euroopas nii-öelda rohelist väetist või orgaanilist väetist, et siis me ei rakenda seal seda maksu ja nii edasi. Aga küsimus ongi ju selles, et Euroopa oma ma ei tea, kas see on 7 või 8% maailma rahvastikust, et kas me nagu sellega suudame maailma muuta või mitte, et võib-olla teatud toodegruppide osas, kus meil on väga suur mõju, me suudame, teatud gruppides me ei suuda. Et jah, täna on see nagu sisuliselt maks, mille maksavad kinni põllumajandustootjad. Jah, ühesõnaga see on ka, kui ma praegu nagu vaatan, et siis ta ei tundugi antud kontekstis üldse nagu mõistlik, kui nii võtta. Me võime sinna igasuguseid eesmärke nagu külge pookida, et me võime ka mõelda, et kui me tõstame väetiste hinna Euroopa turul kõrgemaks, et siis kohalikud alternatiivsed väetised muutuvad konkurentsivõimeliseks siin turul ja see nagu loob võimalusi Euroopa väetise tootjatele laiendada kohalikku tootmist. Et ka see nagu mõttekäik on olemas ja riigid ju niimoodi ka teevad, et ajutiselt tõstavad teatud maksudega hindu siseriiklikult selleks, et siis uutele tööstusharudele nagu võimalust luua. Kui nad on ennast üles eskaleerinud, siis on võimalik seda poliitikat jälle muuta. Aga mis see loogika seal taga nagu väetiste poole pealt on, ma arvan, et see ei ole täna nii selge. Ja teine küsimus on ju see, et kas läbi sellise maksu siis kohaliku väetise tootmise ergutamine on kõige tõhusam viis või mitte, või oleks ka teisi viise. Sest ma saan aru, et see ergutamine ka tööstuse poole pealt ju eeldab raha, eeldab aega, eks ole, et see jõuaks sinna ja aega vist meil väga ei ole nii palju või kuidas? Eks see mõju jõuab vaata kohe kohale, et kui on mingisugune suur hinnamuutus Euroopa turul, maailma turul, et see mõju on nädalatega siin meie põllumeeste õuel, et nüüd sellele reageerida, et uusi tööstusharusid üles ehitada ja nagu mingi positiivne mõju sealt tekitada, see võtab aastaid. Yeah. Et see vahepealne aeg on vaja kuidagi üle elada ja kellelgi on väga raske sellel vahepealsel ajal. Jah, ja mõju alati, kui läheb midagi kallimaks, siis on see oluliselt kiirem, kui midagi odavamaks läheb. Tavaliselt odavamaks väga ei kipu minema midagi. Mis on selles mõttes ka oluline välja tuua, et sa mainisid ühel hetkel, et me oleme kinni selles, kuidas varasemalt mingid asjad olid, ent me peaksime leppima sellega, et maailm on muutumas, mis on jälle selline inimlik ka, et kõik mäletavad, millised me noorena olime ja kui hea kõik oli, aga tegelikult tuleb vaadata otsa sellele, mis tegelikult täna toimub. Mitte et otseselt midagi halb peaks olema. Jah. Küll aga ma tuleks korra Madise juurde ka, et mis siis nagu puudutab just neid roheleppest tulenevaid siis tõlgendusi, eks ole, et need nii-öelda kohustused suure K-ga, et kuidas teie siis ütleme seal ministeeriumi poole peal näete, et milline see teekond on, et siis need kohustused või siis ütleme määrused nii-öelda välja töötada ja rakendada ja siis ka kui tõsiselt nagu seda, kui tõsine see vastu võtta on? Võib-olla hästi kiire põike teen lihtsalt eelmise teemasse lisaks juurde, et me vaatame seda hästi oma vaatenurgast, et see Euroopas olemise võlud ja valudeks, et see SPIM on hea näide selles mõttes, et me ei ole ju väetise tootjad ja väga selgelt oleme meie riigina väljendanud seda seisukohta, et tootmisele ei tohiks tulla mingid nii-öelda lisamaksesid selle väetise näol, et väetis võiks erandi alla minna, aga seal ongi tekkinud selline liikmesriikide leer, kes siis ütlevad samamoodi nagu meie, kus ei ole väetise tootmist ja siis on teine pool, kes ütleb, et tegelikult see mehhanism on okei, sellepärast neil on oma tootmine, mida nad tahavad ergutada läbi selle. Nii et see on selline, ma ütlen, meie nurgast on tõesti mõistlik, et ei tuleks sellist maksu ja me oleme võidelnud selle eest, aga need vastuolud Euroopa sees on olemas. Aga mis puudutab seda rohelepet, et tõesti see ei ole nii teemaks olnud see periood, see tuli väga selgelt eelmise komisjoniga ja ma ütleks ka, et keerati vinti väga tugevalt üle, et liiga pikad sammud, liiga väikse ajaga, et samad eesmärgid 50% vähendamist, mida andsid välja tõi ja me tegelikult riigina ka seda väljendasime, et see ei ole mõistlik. Ma ütleks, et see suund on mõistlik kasutada vähem antibiootikume, nii et
tootmine saaks jätkuda, vähem väetisi, efektiivsemalt, minu arust väga mõistlik, et selles mõttes see on okei, aga lihtsalt mitte niimoodi, et sa ütled kõigil ühe vitsaga pool vähem. Sa lihtsalt kuivatad oma tootmise ära niimoodi. Et selles mõttes see ei ole mõistlik. Kuidas see realiseerub, loodustaastamisest kavast hakkame rääkima, eks, et aga muus osas ega need sammud nii jõulised nüüd ka ei ole komisjoni poolt, et me hakkamegi 50%-ga vähendama, et selles mõttes ma ütleks niipidi, et mul on pigem tunne, et praeguse komisjoniga on suund sinnapoole, et põllumajandus ja toidutootmine on rohkem majandusosa, rohkem konkurentsivõimele fookust ja me ise riigina ka, kui me vaatame riigiplaani ja meie tegevusi praeguse valitsusega, siis me väga selgelt oleme ikkagi toonud toidujulgeoleku pilti. Ja see tähendab muidugi ka seda, et meie baas peab olema hea, me peame kestlikult majandama, mulla tervis peab olema hoitud, aga mitte nii, et me läheme hulluks nende eesmärkidega, eks. Aga väga selgelt ikkagi toidutootmine fookuses ja toidujulgeolek fookuses. Ja, ma usun, et see on hea koht, kus seda looduse taastamise määrusest nagu rääkida, et tunnistan ausalt, et ma tean ilmselt selle kohta nii palju, nagu need 3 sõna ise ütlevad mulle. Et iga sõna eraldi võttes on loogiline. Jah, et aga mis see siis see looduse taastamise määrus on, Madis, et miks sellest nii kõvasti räägitakse, et looduse taastamine iseenesest nagu kõlab ju hästi? Ma arvan ka, et selles mõttes sellest ei tasu nii skeptiliselt suhtuda, aga jällegi peab konteksti vaatama, eks, et see on nii-öelda konkreetsed eesmärgid liikmesriigile ja kuidas siis oma looduskeskkonda, vett, õhku, maad paremini kaitsta, hoida. Ja ma arvan, et liikmesriigiti ongi see väga erinev. On riike, kus tõesti mulla tervisega on väga kehvad seisud, kõrbestumine toimub, veeseisund on kehv. Et selles mõttes toitained on liiga palju, et on mida taastada. Ma arvan, et Eesti ei mahu sinna pilti, me mahume pigem sinna, et ma arvan, meil on hästi, meil on üsna mitmekesine territoorium, kui vaata heterogeenne, meil on põllumajandus 21% kogu maastikust. Samamoodi on meil üsna liigendatud välja arvatud võib-olla Kesk-Eesti, kus on suuremad põllumassiivid, et meil nagu taastamise kontekstis, ma arvan, ei ole palju rääkida. Pigem meil on vaja hoida seda head taset, mis meil täna on. Okei, mõningate mööndustega on ju, aga et see on nagu, ma arvan, see lähtepunkt, kust üldse vaadata seda. Ja kui mõelda, et millised need tegevused seal on, nendest ilmselt saab kogu saate sisustada, aga eelkõige me näeme, et esiteks ka seal peab olema fookus toidu julgeolekul ja toidu tootmisel, ehk siis me ei saa teha selliseid tegevusi, kus me hakkame piirama suures ulatuses oma toidu tootmist, vaid see tähendab ka seda, et meie meetmed ei saa olema kohustuslikud, vaid pigem võimalused, ehk siis, et läbi ÜPP me saame tootjate suunata sinnapoole, et turvasmuldi võib-olla rohumaal rohkem panna, mitte seada seda kohustusena, samamoodi neid tegevusi ja eesmärke suures osas riigimaadel täita, nii et selles mõttes on kindlasti nagu tootja siin fookuses. Kui suur oht siin on selle sama roheleppe ütleme siis lainetuseks, et lüüakse ühe vitsaga, nagu enne mainisime, et nagu sa väga värvikult välja tõid, et meil ei ole tegelikult vaja otseselt taastada, vaid säilitada. See määrus on kokku lepitud, seal ei ole, praegu on nagu siseriiklike tegevuste paikapanek, et selles mõttes Brüsseli suunal ma arvan, et väga palju tööd siin ei ole, et pigem meil oma riigi sees sektoriga koos ja teiste partneritega. Väga hea, et sa selle ära mainisid. Ühesõnaga, see on siseriiklikum tegevus, mitte üle-euroopaline suund. Ja ma tahtsingi poole lause pealt peaaegu vahele segada ka, et äkki me peakski seda kutsuma nagu Eesti kontekstis looduse hoidmise määruseks, eks ole, et seda, mis meil hetkel on, seda ressurssi, et seda nii-öelda hoida. Aga Ants, räägi mulle, kuidas nagu koja vaatest see määrus siis praktilises elus väljendub, et kindlasti on esmased mingid tagasisidet koja liikmetelt nagu saadud, et kuidas sealt poolt seda tõlgendatakse? Hetkel ju on Eestis käimas looduse taastamise kava koostamine, mis peaks selle aasta lõpuks valmis saama. Seda veab Kliimaministeerium, põllumajanduse või agroökosüsteemide osa siis koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga ja sinna on ju kaasatud nii ekspert teaduse poole pealt kui ka praktikuid. Ja koja poolt siis me oleme juhtkomisjoni liikmed ja eks me oleme proovinud seda protsessi nii-öelda mõistlikumale rajale suunata ja võib-olla avada nagu silmi mingite küsimuste ees, mida võiks vaadata natukene terviklikumalt või süsteemis.
et noh, üks suur osa sellest looduse taastamise ambitsioonist on ju sisuliselt avatud või maastike avatuna hoidmine. Eesti puhul tähendab see siis püsirohumaid, väärtuslikke püsirohumaid, pärandniite. Ja noh, eesmärk on neid siis alles hoida ja tagada seal selline majandamine, et elurikkus suureneks. Nüüd ma arvan, et kus me võib-olla võiksime veel seda ühisosa või nagu ühtset nagu aru saama ehitada, on see, et kõigepealt mõelda, et miks meil üldse selline maastik kujunes. Mis põhjusel meil on selline maastik? Et meil oli ju 100 aastat tagasi 700 000 veist pluss lambad. Ehk et meil oli kariloomi kordades rohkem kui täna. 10 korda ütleks isegi. No, mitte päris 10, aga ütleme 3 korda küll, eks. Aha, okei, jah. Et, ja noh, need kariloomad tookord tehnoloogia oli selline, ettevõtted olid väikesed, olid karjamaal. Sõid seal rahulikult ja kasutati ka neid pärandniite ja kui pärast vabadussõda asutati neid asendustalusideks, et noh, siis justkui nagu tegelikult põllumajandus ju laienes, et rohkem inimesi sai omanikuks, hakkas talu pidama, kasvatama ja nii edasi. Et noh, see on mõnes mõttes see maastikuline ideaal, mida me tahaksime siis taastada, aga täna me räägime ju sellest, et me lihtsalt tahame seda taastada, et me ei anna endale aru, et see oli olemas tookord tänu sellele, et meil oli kariloomi 3 korda rohkem, kui meil täna on. Ja nüüd on küsimus ju selles, et millisena me näeme seda lahenduskäiku. Et kas me näeme kas meie soov on lihtsalt taastada, neid maid hooldada, elurikkust suurendada, me maksame selleks toetusi ja siis loodame, et see kõik niimoodi juhtub, inimesed hooldavad neid maid, või me nagu mõtleme siis, et tänu millele see oli olemas, et meil olid palju kariloomi ja et see lahendus on tegelikult seal karilooma kasvatuses. Ehk et mida ma tahan siis ütelda on see, et kui me päriselt tahame seda maastikku sellisena hoida, nagu ta oli, või viia rohkem veel selliseks, nagu ta oli, et siis see lahenduseks tegelikult on ju karilooma kasvatuse arendamine. Kahjuks või õnneks on see majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline reaalsus teistsugune kui 100 aastat tagasi. Et täna nagu piimalehmad on suurtes farmides, nad ei käi väljas, lihaveisekarjad on väiksemad, neid karjatatakse lambakarjad samamoodi, aga eks ka seal on nagu teatud karja suurus, mis tagab selle majandusliku elujõu. Et ma arvan, et me peaks nagu rohkem mõtlema sellele, et kus see nagu majanduslik tehnoloogiline reaalsus on ja mida nagu tänases olukorras nagu saab teha ja ei saa teha. Et muidu me lihtsalt oma toetuse ressurssi, mis on teatud piirides, kulutame tegevustele, mis meil tegelikult nagu turult toodanguna mitte midagi tagasi ei too. Et me võime maksta kõik toetuse maastiku hoolduseks ära, maastiku hooldajad võtavad selle tänulikult vastu, aga uskuge mind, sealt nagu liiga palju toitu ei tule. Et kui me tahame, et toitu tuleks, siis me peaksime nagu investeerima toidu tootmisesse. See tähendab loomadesse, loomakasvatushoonetesse ja ka aru saama sellest, et kogu see põllumajandus, mis tugineb rohumaadel Eestis, ongi eksportiv haru. Et kui te vaatate piima ja piimatooteid me ekspordime, elusveiseid me ekspordime, külmutatud või jahutatud veiseliha me täna ekspordime, ka eluslambaid me ekspordime. Et kui me seda sektorit suurendame, selleks, et neid maastikke hoida, siis tegelikult me peame arendama seda ekspordi äri seal kõrval. Et me tahaks tegelikult sellesse arutelusse natukene seda ärilist loogikat juurde tuua, mitte sellepärast, et looduse taastamise eesmärke kuidagi väiksemaks teha, vaid ehitada nagu seda aru saama, et me saame seda loodust hoida oma tänase majandustegevuse või homse majandustegevuse raames, aga kui me tahame midagi muuta, siis me peame ka majandustegevust muutma nagu positiivses võtmes, et me ei saa ainult piirangutega või teatud nagu ebamugavuste kinnimaksmisega edasi liikuda, et meil lihtsalt ei ole selleks piisavalt vahendeid enam tulevikus ja meil on samas nagu ka toidujulgeoleku ja majanduslikud eesmärgid. Ja ma saangi aru, et sinu jutust nagu kumab sellist pragmaatilisust, eks ole. Et ühelt poolt meil on see ilus siis niit, mida vaadata, aga teiselt poolt, et see vaatamine meile liiga kalliks ei lähe läbi siis ütleme majandustegevuse arendamisega tooks meile tagasi. No 100 aastat tagasi tegutsenud Kristjani jaoks, kellel oli see niit, et ega tema eesmärk ei olnud seda niitu pidada. Tegelikult tema eesmärk oli oma perele elatist teenida. Et täna võib-olla selle looduse taastamise raames me natukene nagu liiga keskendume sellele, et meie eesmärk on seda niitu hoida, elurikkust suurendada, ja unustame ära, et see tegelikult toimus läbi elatise teenimise. Et siis pigem mitte vaadata nagu otsides silmaga ilu,
vaid otsides kasutust mõistlikku. Jah, see ilu sünnib läbi kasutuse, et seda ilu saab ka teha nagu lihtsalt ilu loomise pärast, aga seal me peame vaatama, et kuhu meie võimalused siis ulatuvad. Ja Madis, kas nõustud? Jaa, selles mõttes, nagu ma ütlesingi, et kindlasti me vaatame seda tootja perspektiivis, sellepärast me tegime kohe alguses ettepaneku kohe, et see protsess oleks üles ehitatud niimoodi, et me ei istu maas teadlaste ja riigiametnikega, vaid me istume maas kohe koos praktikutega, et me ei paneks kohe alguses vales suunas jooksma ja pärast on keeruline tagasi pöörata, et sellepärast on ka tootjad tegelikult meil kohe alguses pardal olnud, oleme koos nendega läbi mõelnud, et mis tegelikult tehtav on, mis on mõistlik, et oleks selline nii-öelda pragmaatiline vaade ja nii toidujulgeolek kui ka siis need määruse eesmärgid täidetud. Okei. Väga hea. Läheks nüüd selle lõpusegmendi juurde, Helmar. Meil on aeg on armutu nagu ka selles teemas, mida me räägime, kus aeg on väga oluline faktor tegelikult, et me võime ju võtta igasuguseid plaane ja otsuseid vastu, aga tuleb arvestada ka sellega, et tuleb mingi aja võtme sees ära teha, see on see, mis paneb meid liigutama. Seega liigutame meie ka, meil on võlurivarukast 2 füüsilist eset võtta, need on klaaskuul ja võlukepp. Mida nad tähendavad, kohe selgitan. Klaaskuuli küsimus on iseenesest lihtne, et milline on teie mõlema arvates Eesti põllumajandus poliitiline olukord Euroopa Liidu liikmena näiteks aastaks 2035. Et kujutame nüüd ette ennast sinna maani, mis on see klaaskuuli hinnang? Madis, sa võid alustada. Tahaks loota ja sinna suunas me tegutseme, et me oleme võimekad läbirääkijad, et me oleme huvid defineerinud, meid kuulatakse, meil on liitlasi ja me saame oma soovid Brüsselis täide viidud. Samamoodi tahaks loota, et meie piirkonna põllumajandustoidutootmine on rohkem pildil Euroopas ja nii toodangu kui tegelikult poliitilises mõttes. Et kui te vaatate, kuhu kliimamuutus liigub ja kuidas keskkonnapiirangud Kesk-Euroopas rakenduvad, et nagu mingi loogika räägib, et see meie piirkond siin tegelikult toidutootmise seisukohast võiks saada olulisemaks ja küllap see niimoodi läheb, aga me peame seda targalt ajama nii Eestis kui Euroopas. Väga hea, ja siit saabki kohe jätkuküsimus on ja sulle anda võlukepi ka kätte, kujuteldava, mul füüsilist ei ole, et mis oleks see üks asi, teeme asja lihtsaks, üks asi, mida sa teeks, mis teeks? Mida sina teeksid selle teema osas ära niimoodi, et sul on kõik ressursid ja võimalused olemas? Aeg, raha, kõik asjad, mis on olemas, et mis oleks see üks asi, mis sa ilma piiranguteta selle valguses ära teeksid? Kui on piiramatud ressursid muidugi, siis teeks palju asju, aga ma arvan, et üks asi, millele me peaksime rohkem rõhku panema, on see, et me oleme väga head teravilja tootjad, aga me oleme fenomenaalselt halvad teraviljal põhineva loomakasvatuse tegijad. Et kui valida ühte asja, siis panustaks teratoidulistele. Kuidas sulle, Madis, tundub? Mis oleks sinu võlukepi liigutus? Jaa, ma kasutan võimalust ja ütlen, et mul on 2. Kõigepealt, kui mõelda nagu raua peale, ehk siis, et kui on midagi füüsiliselt vaja, siis ma ütleks, et 10 aasta pärast meil võiks olla rohkem loomi Eestis ja me võiks rohkem väärindada seda, mis meil siin on. Ja palju keerulisem asi, mida me võiks teha. Ja ma ei tea, kus see võti on, aga inimestega, ehk siis, et me oleksime julgemad, avatumad, kohaneksime ja kui me näeme, et mingi asi ei toimi, siis me julgeksime muutuda ja võib-olla kas sektorit vahetada, teha koostööd teiste sektoritega, et see mõtteviisi muutus on minu arust ülioluline, et me saaksime oma arengut näha. Need on väga head liigutused ja minul endal vähemalt, vaatan Kristjanile otsa, näen, et meil on siit järgnevateks saadeteks teemasid kindlasti veel võtta. Igatahes jah, ja siia lõpetuseks Madise sellele mõttemaailmale, et üks kuulus noor põllumees on kogu aeg öelnud, et ega see tihes ei ole alati põllul, see tihes võib-olla on 2 kõrva vahel, nii et see on niisugune väga hea lõpulause, mida mulle meeldib kogu aeg kasutada, et seda tihest ikka tuleb lõhkuda, igatahes härrased, ülim rõõm ja meeldiv oli teiega siin vestelda nendel teemadel ja võin öelda, Elmar, et hüppasin pea ees vette ja pead ära ei löönud, tulin kaldale tagasi, nii et kõik oli hästi ja aitäh veel kord kuulaja, kui sul on mingid jätkuküsimusi, mõtteavaldusi, siis kabiinijuttud@eagronom.ee saada sinna ja proovime sulle vastukoja anda. Mina tänan. Absoluutselt aitäh ka minu poolt, aitäh
Madis, aitäh, Ants on... aitäh teile mõlemad, aitäh kuulajad. Kohtume juba järgmises korras.